Meie konverentsi avab pidulikult justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Olge hea. Aitäh. Tegelikult Marko Reikop tõi suurepärase alguse oma ümbrikuga siia. See on see näide, edaspidi ma hakkangi tema nimega seda kasutama. See on see näide, mida ma Euroopas kogu aeg toon, kui küsitakse, et kui teil on ju kõik digiteeritud ja aga kuidas see üldse andmekaitseliselt nagu võimalik on. Ja siis ma ikkagi seletan, et vaadake, et kui keegi vaatab haiglast teie nagu paberkausta, te ei saa seda iialgi teada. Et te mitte kunagi ei tea, kes teie pabereid on vaadanud. Te mitte kunagi ei tea, kes teie nimega pabereid vaatab prügikastist. Seda näidet ma lisan selle sinna juurde, ja nüüd, kui teil on digiteeritud andmed, kui teil on digiriik, siis teil on andmejälgija. Andmejälgijast on teil võimalik vaadata, kes täpselt on teie andmeid missugusel sekundil vaadanud ja te saate alati küsida, miks, kas see õiguslik alus oli ikkagi olemas. Ja see on nüüd üks suuremaid muutusi, mida me teeme, et andmejälgija läheb kohustuslikuks. Imelikul kombel on see olnud siiamaani vabatahtlik. Meie 3000 andmebaasist on andmejälgijaga liitunud tervelt 19 vabatahtlikkuse alusel. Ja ülejäänute puhul siis praegu käib selline kaunis kuum vaidlus ministeeriumitega, kus siis mõned ametnikud leiavad miljon põhjust, miks see liitumine ikkagi hea mõte ei oleks. Ja miks äkki me peame hakkama mingitele küsimustele vastama. Tõesti võib ette tulla. Ärge siis tehke nii, et te inimestes küsimusi tekitate. Nii et see on üks nagu suuri muudatusi, mis me praegu teeme. Aga alustuseks kõigepealt ma tänan väga Andmekaitse Inspektsiooni selle ürituse korraldamise eest. Väga oluline ja ma üldse väga kiidan Andmekaitse Inspektsiooni. Meil on andmete kaitse, me oleme tõstnud selle kõvasti ülespoole. Nagu te olete saanud ka lehest lugeda, me näiteks enam ei kooskõlasta Justiits- ja Digiministeeriumis neid eelnõusid teistest ministeeriumitest, kus andmekaitse küsimused ei ole lahendatud. Sellepärast, et siiamaani praktika oli selline, et tuli eelnõu ja siis seal oli ministeerium kirjutas, siis Justiits- ja Digiministeerium kirjutas sinna, et olge kenad, parandage need andmekaitse asjad seal ka ära ja siis seda kunagi ei juhtunud. Et nüüd me lihtsalt ei kooskõlasta, enne kui need andmekaitse asjad on korda tehtud. Ja sellel on üks väga oluline põhjus, miks me oleme kõiki neid praktikaid muutnud, miks me teeme seda andmejälgijad kohustuslikuks, miks me oleme saatnud kolleegidele tegelikult nüüd juba vist 2 kirja, et kuulge, vabandust, me ei kooskõlasta päriselt, kui teil ei ole andmekaitse asjad korda tehtud. Et see põhjus on tegelikult tehisaru ajastu, kus me oleme. Tehisaru ajastu ei muuda midagi andmekaitse põhimõtetes, küll aga ta muudab võimalikud vead eksponentsiaalselt suureks. Ja see tänase ürituse juhtlause usaldusest ja vastutusest tegelikult ju puudutab meid kõiki. Kogu Eesti digiriik ja kogu Eesti digiriik ka tehisaru ajastul tugineb ikkagi ainult usaldusel, mitte millelgi muul. Inimesed usaldavad oma andmed riigi kätte. Inimesed usaldavad oma andmed ettevõtetele. Ettevõtted saavad pakkuda teenuseid sellepärast, et inimesed usaldavad. Ja kui inimesed enam ei usalda, siis kukub meie senine maailm kokku nii ettevõtete jaoks kui riigi jaoks. Ja sellepärast tuleb seda usaldust nagu silmad ära hoida. Ja selle usalduse hoidmine on tehisaru ajastul veel eriti oluline. Ja selle usalduse hoidmiseks me peame neid vigu ära hoidma. Natuke on see nagu Tetrise mäng, et vanemad inimesed, kes on juba üle 35 nagu mina, et nemad mäletavad seda Tetrise mängu. See on selline mäng, kus kui sa kõik õigesti teed, et siis nagu ei ole midagi, aga vead kuhjuvad. Ja tehisaru ajastul on see eriti silmatorkav. Nii et mida me siis teha saame? Me saame teha seda, mida me ka riigis
püüame ikkagi eeskuju näidata, mitte ainult ei püüa, vaid ma väga loodan, et meil ka õnnestub päriselt seda eeskuju näidata. Punkt 1, andmekaitsele mõtlemine isegi enne 0 punkti. Rääkimata sellest, et ükskõik mida me tegema hakkame, siis kohe alguses on andmekaitse küsimused kohe laual, mitte lõpus. Nüüd me teeme veel sellise muudatuse ka, see eelnõude koostamise eelnõu on praegu kooskõlastusringil, Äripäev juba kajastas. Et tegelikult ka näiteks eelnõude koostamisel, kui siiamaani me tahame, et andmekaitse peale mõeldakse kohe alguses, siis nüüd me tahame ka seda, et mõeldakse kohe alguses selle peale, et kas tehisaruga saaks seda küsimust hoopis teistmoodi lahendada. Mis omakorda toob andmekaitselised küsimused nagu eriti fookusesse. Et korraks seda asja selgitada, mida me selle all mõtleme, siis toon ühe väga lihtsa näite. Meil praegu ringleb, mul ei tule ka nüüd selle Maaeluministeeriumi õige nimi meelde, no ühesõnaga see, mis kunagi oli Põllumajandusministeerium. Sellest ministeeriumist on tulnud eelnõu, et kohustuslikus korras tuleks Eesti Vabariigis ära kiibistada kõik kassid ja koerad, kõik kutsikad ja kassipojad. Et põhjus selles, et kui kuskilt keegi leitakse, et siis teaks omanikule tagasi viia. Ja nende kiipidega meil on üldiselt kitsas käes, eriti siis praegu lahvatanud uue sõjakolde valguses. Ja võib-olla on ikkagi nagu mõistlikum, et teeks näiteks pildi sellest kassist või koerast, et silmavõrkkest on igal ühel täiesti individuaalne, nii nagu inimestelgi on kassidel ja koertel samamoodi, silmavõrkkest täiesti individuaalne. Selle silmavõrkkesta pildi järgi on tehisaru abiga võimalik tuvastada täpselt, missuguse kassi või koeraga tegemist on, kiipi ei ole vaja. Ehk et see on näide sellest, kuidas tehisaru tegelikult toob täiesti teistsuguseid lahenduse võimalusi, aga nüüd kuidas see kõik andmekaitsega seotud on. Meil on Euroopa Liidus juba kasutusel ühe eraettevõtte lahendus, mille nime ma turunduslikel eesmärkidel ei nimeta, aga selle lahenduse sisu on siis selles, et inimesed, kes kasutavad selle väga laialt levinud ettevõtte kaameraid, saavad sisestada siis süsteemi oma lemmiklooma pildi ja juhul, kui see lemmikloom läheb mööda tänavaid uitama, siis kaamerasüsteem ütleb selle lemmiklooma omanikule tuvastanud, et see on just see lemmikloom, et missugusel tänaval see lemmikloom siis parasjagu asub. See on kasutusel Euroopa Liidus. Et sealt on ainult mikroskoopiline samm selleni, et kui keegi tahab teada, et kes tema naise või mehe juurde õhtul tegelikult külla tuli, et siis see tuvastus tuleb samamoodi. Et tehisaru ajastul, tehisaru lahendustega need andmekaitse küsimused muutuvadki ja ongi juba muutunud täiesti pööraselt oluliseks. Riigi poolt me oleme sellest, ma väga loodan, kõik aru saanud ja me väga oleme valmis toetama, täpsemalt küll Andmekaitse Inspektsioon, meie, ja poliitikul on hea öelda meie, on väga valmis toetama erasektorit, ettevõtteid, kõiki koostöös tegema, et me kõik seda usaldust sellel tehisaru ajastul ka väga hästi hoiaksime ja ehitaksime edasi. Jõudu teile kõigile selles ja aitäh, et leidsite võimalust täna siia tulla. Aitäh!